mis juhtub siis, kui sa millelegi 10 nädalat pühendud? Kas ma võiks näiteks palju ära tehtud saada ja võib-olla ka palju eesmärke täidetud saada, kui ma teadlikult valin 10 nädalat millelegi pühenduda? Need olid need küsimused, mis tõukasid mind alustama järjekordset väljakutset, mis tõotab tulla väga põnev, samas ka tõhus ja loodetavasti ka tulemusi andev. Ja selles videos ma soovikski rääkida, mis see väljakutse on ja muidugi ka, miks ma seda väljakutset tegema hakkan. Mõnusat vaatamist! Hei, imeline! Tere tulemast Ebilim kanalile! Minu nimi on Armin ja ma olen pühendunud oma parima versiooni loomisele ja läbi selle ka oma ideaalse unistuste elu kujundamisele. Ja üks parimaid viise millegi nagu saavutamiseks ja mingisuguse suurema muutuse loomiseks on teha väljakutse. Sest väljakutsed on parim viis nagu alustatu lõpule viia ja muutust luua. Sellepärast mulle meeldib teha palju erinevaid nagu väljakutseid ja ma teen neid ka avalikult, sest et avalik tegemine vähemalt mind motiveerib tunduvalt rohkem neid väljakutseid lõpuni tegema. Ja samas ma loodan ka, et minu jagatavad väljakutsed inspireerivad ka vaatajaid alustama oma elu muutmisega. Kui neil on elus mingi periood, kus tunnevad, et tahaks mingit muutust luua, et siis oma jagamistega loodan seda inspiratsiooni tõsta. Alles hiljuti ma tegin ühe laivi, kus ma rääkisin asjadest, millest ma väga rääkida ei tahaks. Et ma rääkisin sellest, et kuidas ma nagu juhendan inimesi, kuidas ma coachin ja jagan mingisugused näpunäiteid, nippe, aga oma elus neid ei rakenda. Kuigi mul on nagu teada kõik need asjad, aga mingi hetk, kui ma seisan silmitsi näiteks motivatsiooni puudusega, mis on olnud just viimasel ajal selliseks hästi probleemseks kohaks. Ma tean, mis ma pean täpselt tegema, et nagu raja peal tagasi saada, aga ma lihtsalt ei vali, et sellest ma nagu rääkisin. Ja see praegune väljakutse on ka seotud sellesama motivatsiooni puuduse teemaga. See on alates sügisest, eks nüüd varsti juba pool aastat on olnud mulle selliseks pinnuks silmas, et ei suuda ennast nagu kuidagi raja peale tagasi saada. Et varem oli pigem vastupidi, ütleme praegusel juhul on see, et ma alustan hommikul küll sellise mõnusa motivatsiooniga, et mul on hommikul selline hea rutiin, millega ma ennast käima tõmban, aga päeva peale kipub see ära vajuma, eriti kui päeval juhtub midagi, mis mind rajalt nagu maha tõmbab. Et ka päevaplaani segamini näiteks, siis see motivatsioon kukub ja õhtuks on juba täitsa nagu see willpower inglise keeles, siis kuidas see eestikeelne vaste on, siis tahtejõud on nagu täiesti ära kadunud ja siis ma lihtsalt vahin telekat, teen midagi, mis ei ole üldse nagu mulle kasulik ega ei vii mind kuidagi minu eesmärkide poole. Aga varasemalt ma võisin rahulikult töötada seal 8-9 õhtul välja ja pigem oligi vastupidi, et raske oli nagu puhata ja mulle täiesti meeldis see elurütm. Ja mul oli ka, ma saan aru, et peab olema nagu tasakaal, et me peame puhkama ka. Ja minu siis päevakavas oligi see, et ma pean võtma aega maha päeva keskel seal õhtul, ma pean jalutamas käima, ma pean tegema selliseid töövabu hetki, et need olid mul täiesti nagu sellel oma siis päevakavas sees. Ja siis ma tegin oma linnukesi, kui ma need tehtud sain. Ja mulle täitsa nagu meeldis ja ma sain väga palju tehtud sellel ajal. Aga nüüd viimasel kuidagi see motivatsiooni teema on nii ära vajunud ja raske on leida seda motivatsiooni oma unistuste poole liikuda. Ja üheks minu suureks unistuseks on aidata siis tuhandeid inimesi läbi sotsiaalmeedia, jagades just siis oma mingisuguseid väljakutseid, elu siis mingisuguseid hetki, taipamisi. Sest mulle hästi palju meeldib, erinevat sisu tarbida, ingliskeelset sisu ja siis sealt tuleb nagu hästi palju selliseid momente ja taipamisi ja ma näen nagu, kui palju see võib ka teistele inimestele kasuks tulla. Ma teen nendest nagu oma mingisugused versioonid, rakendan oma elus ja siis tahaks seda kõike nagu teistega jagada. Ja muidugi oma elu mingisugused sellised madalad seisud, kõrged hetked, et kõik läbi enda jagamiste siis aidata teisi inimesi. Ja just läbi sotsiaalmeedia, sest mulle täiega meeldib nagu videoid teha. Aga minu vabanduseks on alati olnud see, et mul pole aega nagu ennast üles töötada. Sest et see ei ole see, et sa teed kord kuus video ja siis ongi nagu tehtud, vaid ma tean, et kui seda nii-öelda vaatajaskonda kasvatada, siis
peaks ikka nagu tihedamalt tegelema, peaks postitama palju, peaks suhtlema inimestega, videoid tegema, et nüüd haldama seda sotsiaalmeediat. Ja siis mul on kogu aeg see, et mul pole praegu aega, et mul on muud tegemised. Et näiteks praegusel hetkel ma tegelen koolituste siis loomisega, teen videoid, valmistan neid ette ja muu siis selle projektiga, ehk siis koolitusplatvormi projektiga tegelen. Ja siis seda sotsiaalmeediat nagu lükkan muudkui tulevikku, aga samas on inimesi, kes teevad ju ka samamoodi töö kõrvalt, et tulevadki õhtul mingisugune 7-8 koju ja siis alustavad oma selle unistuse täide viimisega, et teevadki seal 12-1 vahest tööd, on ju, ja töötavadki ennast üles. Ja mina, kes ma tegelikult töötan täiesti kodus, on ju, ma olen ise enda nagu aja peremees ja siis mina ei leia nagu aega selleks, et ma praegu lihtsalt valin, et teengi seal ütleme 5-6 tööd ja siis ma lihtsalt vahin telekat, on ju, ja teen midagi sellist, mis ei ole üldse mulle kasulik. Noh, meelelahutus on aeg-ajalt hea, aga see on natuke liiga üle võlli läinud praegu. Ja raske on just sellepärast nagu motiveerida ennast, et näiteks ongi see, et ma tean, et ma nüüd pühendun ennast ja siis ongi see, et aga millal ma nagu puhkan, et raske nagu motiveerida ilma tähtajata, et ma surungi ennast nagu ütleme mingisugusesse distsipliini või rutiini ja siis ma lihtsalt jälle pommitan seda. Ja siis ma hakkasingi mõtlema, et nagu niimoodi on hästi raske, aga mis siis, kui teekski nagu jälle väljakutse ja võtaks mingisuguse kindla perioodi ja pühenduks täielikult sellel perioodil siis oma asjade nagu ära tegemisele. Et ongi muud asjad, siis muud tegevused, mis minu edu ja visiooni ei toeta, lähevad siis päevakavast välja ja pühendan ainult ennast siis sellele tegevusele, mis viib mind elus edasi. Ja mõtlesin, et teeks 10 nädalat, et 10 nädalat on selline mõnusalt pikk aeg ja samas ka nagu lühike, et hoida ennast korralikult raja peal, et need nädalad lähevad tegelikult nagu päris kiiresti. See on siis 2,5 kuud. Ja kui ma praegu alustan, ma täna tegelikult alustasin eile alustasin, eile oli esimene päev. Ja see saab läbi täpselt mai lõpuks, et siis suveks saab jälle ilusti juuni alguses saabki nagu võtta jälle natuke vabamalt ja ma olen nii põnevil nagu kuhu see viib selle 10 nädalaga, et kui ma võtan 10 nädalat ja pühendan ennast täiesti nendele projektidele, et kuhu see 10 nädalat mind siis viia võib. Ja nende eesmärkide koha pealt ma olen jõudnud nagu sellisele arusaamale, et eesmärk on nagu kahte moodi saame eesmärki seada. Üks on see, et mul on mingisugune eesmärk, mida ma tahan ära saavutada. On ju, näiteks ma tahan kaalust alla võtta 10 kilo, toome lihtsalt sellise näite, või ma tahan mingi projekti ära teha. Siis selline eesmärk tekitab tegelikult päris palju stressi, sest et kui me liigume edasi ja me näeme, et meil progressi ei ole ja tähtaeg hakkab juba paistma, siis see tekitab meile stressi. Et näe, ma ei liigu sinnapoole. Versus siis teine, me paneme omale ajalise eesmärgi. Et ongi see, et näiteks see sama, mis mina siis teen, ongi ajalise eesmärgiga väljakutse, et 10 nädalat ja siis iga päev teen mingi kindel arv tunde. Et see, kus ma mõtlema hakkasin, oligi see, et mis siis, kui ma näiteks iga päev pühendan oma sotsiaalmeediale 2 tundi. Iga päev 2 tundi, see ei ole nagu palju, aga kuhu ma siis 10 nädala jõuaksin, kui ma iga päev teeksin 2 tundi. Ja selle asemel, et ma nagu üldse ei tegele või siis vahel aeg-ajalt teen mõne video, kui tunnen, et see jagamissoov on nagu eriti suur. Et kuhu ma siis jõuan, et palju ma ära saavutan. Et ongi see, et mitte ei võta nagu eesmärgiks midagi valmis saada, vaid just see, et ma pühendan ennast mingi kindla perioodi, täpselt nii palju tunde ja jään selle juurde nagu kindlaks. Ja samas, mida ma olen veel tähendanud, ma olen nagu varasemalt teinud selliseid asju, kus ma võtan omale päevakava või nädalakava ette ja ütlen, näed, nendel päevadel nii palju pühendan sellele, nii palju pühendan sellele. Aga see samamoodi on tekitanud minus stressi, sest et kui päevakavas toimub mingi nihe või mingi muutus, siis jälle on see, et selline mingisugune pinge tekib sisse, et ma ei jõua valmis, ma ei jõua tehtud, mul ei ole aega selleks ja nii edasi. Ja see samamoodi on tekitanud mulle nagu pingeid. Siis ma mõtlesin, et ma jagan need tunnid ära nagu nädala peale. Ja nüüd ongi see, et ma võtan näiteks selle sotsiaalmeedia puhul on siis 2 tundi päevas ja kui ma võtan 5 päeva, siis ongi 10 tundi nädalas. Ja nüüd on see, et kui ma saan selle 10 tundi varem valmis, siis ma saan tegelikult nädalavahetuse võtta vabalt täiesti.
ja kui mul ei jõua nädala sees, siis on see, et ma nädalavahetusel teen ka, kas siis laupäeval tööd või pühapäeva hommikul tööd, et sõltuvalt, kui palju mul siis sinna aega nagu läheb. Et see annab mulle palju vabamad käärid seda päeva nagu kava sättida, ma saan teha ka muid asju vahepeal. Muidu on see, et iga päev on nagu hästi kindel, ma ei saa isegi minna kuskile, teha mingeid muid toimetusi, kuna mul on nii nagu kindel see päev, et ma pean selle päeval nüüd nii palju tunde ära tegema. Ja kui midagi muutub, on ju, siis tekibki see oht, et ma ei saa neid asju tehtud. Ja kokku, mis ma siis selle väljakutse raames teen, on 3 kategoorias. On mul siis need tunnid nagu nädala jagu tunde siis ette määratud. Esiteks on siis oma projekt, eks tegelen oma selle platvormiga, mis iganes ma siis parajasti seal sellega toimetan ja enamasti praegu läheb see aeg siis koolituste tegemise alla. Et praegu näiteks käib meil krüptokoolitus, kus ma siis teen videoid, et me oleme selle koolitusega kuskil esimese kolmandiku peal ja seal ma neid videoid teen, et see võtab päris palju aega. Et see projekt on nagu üks, et kõik, mis on seotud siis selle Ebilimi projektiga, sealhulgas siis koolitused. Teine on siis sotsiaalmeedia, ehk siis influencer või mõjuisik, ehk kõik, mis on seotud sotsiaalmeediaga, mis iganes siis videod, postitused on ju Instagram, YouTube, et kõik, mis seal siis toimub. Et kui ma loon mingit sisu, ma ehitan midagi üles, on ju koduleht läheb ka sinna alla, koduleht läheb tegelikult projekti alla, et projekt sisaldab seda kodulehe ehitust. Ja 3. kategooria on siis oma elu kujundamine, et ma tegin siin 2 aastat tagasi Lifebooki läbi ja see oli nagu hästi võimas tööriist oma elu kujundamisel nagu 12 erinevas valdkonnas ja see minu elule on see nagu väga tugeva tõuke andnud, et mul on hästi selged visioonid paigas ja mul on ka hästi selgelt nagu paigas ka ütleme, et kuidas ma seda teen, on see, et mul on aasta eesmärgid, on ju nende visioonidega kooskõlas, et näiteks mis ma suhte puhul on ju tahan saavutada, missugune suhe peab olema, missugune suhe mul lastega peab olema, missugune füüsiline tervis mul võiks olla, missugune intellekt mul võiks olla, on ju emotsioonid, spirituaalsus, finants, nagu kõik need asjad. Ja siis ma aasta eesmärgid jagan kvartali kaupa ära ja võtan mingid tegevused, mis toetavad seda nagu visiooni, et mis ma võiks teha oma lastega koos, on ju, et kogeda seda elu, mida ma tahan selles valdkonnas kogeda, mis ma võiks teha füüsilise tervise koha pealt, intellekti koha pealt ja nii edasi. Et see 3. kategooria on siis selle elu kujundamisega, et siis sinna hulka lähevadki siis ütleme see Lifebookiga töötamine, päevikuga töötamine, kuidas ma siis kujundan oma mingisugused elu. Ja just see on nagu töötamine, mitte need tegevused, et ma nüüd lastega teen midagi, vaid just selle asja kujundamine, et see läheb sinna sellesse kategooriasse ja sinna juurde ka siis finantsid, nagu finantside kujundamine ja nii edasi. Et siis 3 kategooriat ja kuna mul on see nii-öelda parima versiooni väljakutse, mida ma siis eelmises videos seal live'is jagasin, kus mul on siis terve päevakava, siis need tegevused, mis on seal, need siia arvestusse ei lähe. Sest et tegelikult mul läheb seal 3 tundi vähemalt päevas ka niisama nagu enda parima versiooni kujundamisele. Hommikurutiin võtab mul juba 2 tundi aega, siis päeva peale veel on seal päeviku täitmist, õhtul on päeviku täitmine, mediteerimised, siuksed vähe vaikuse minutid, et neid asju on nagu hästi palju ja need siia sisse ei lähe. Et seda enese nagu loomist on tegelikult päris palju. Ja mis see eesmärk on siis, et mul on 2 erinevat nädala siis nii-öelda plaani. On siis lastevaba nädal ja on lastega nädal, et üle nädala on lapsed nädalavahetuse minu juures ja siis kui nad siin ei ole, siis on minu projekti eesmärk on 15 tundi teha tööd. Influencer ehk siis sotsiaalmeedia on 10 tundi ja eneseareng ja enese elu kujundamine on 5 tundi. See teeb kokku 30 tundi, mis tundub nagu ei ole üldse palju, on ju nädalas 30 tundi, et kui me mõtleme, et inimene teeb 8 tundi tööd, aga samas minul on see, et ma trackin ainult neid hetki, kui ma tööd teen, et nii kui ma kuskil söön, ma käin vetsus, teen mis iganes jalutusi, siis see ei lähe sinna alla. Et hästi heaks abimeheks on mul Toggle Track, kus ma siis panen oma need tegevused alati ajaliselt kirja ja pärast on hea vaadata siis palju millelegi aega nagu läks. Et tundub, et seda 30 tundi ei ole üldse nagu palju, aga samas päeva peal on ka igast muid tegemisi, mis on vaja nagu ära teha, mingid kõned inimestega ja nii edasi, et see 30 tundi on tegelikult päris mahukas, arvestades, kui palju ma enne seda väljakutset nagu jõudsin ära teha, et mul läks seal
Neid tunde tuli seal 4-5 tundi päevas nagu kõik, ütleme, tööasjad kokku, aga praegu on ainult siis need asjad, pluss siis muud tegevused ka veel. Ja siis lastenädalal, kui lapsed on siin, siis on 12 tundi projekti, 9 tundi sotsiaalmeediat ja 5 tundi enesearengut, et kokku 26 tundi. Et siin on nagu puhver niimoodi, et ma saan nädalavahetusel ka teha, kui mul on 30 tundi, siis mul on aega ka nädalavahetusel teha näiteks 4 tundi. Niimoodi on nagu arvestatud see. Ja alguses võib see väljakutse natuke nihkes olla, nagu mainisin, et ma praegu tegelen koolituste tegemisega. Nihkes selles suhtes, et selle projekti juurde läheb natuke rohkem aega kui selle sotsiaalmeedia juurde. Ja esimese nädala ma tegingi natuke, tõstsin neid tunde seal ümber, et ühest võtsin vähemaks, teise panin juurde, aga see üldtundide arv on ikkagist sama. Ja niimoodi see väljakutse välja näeb, et iga nädal hakkan tegema siis videoid või kokkuvõtteid, et vaatan, kas ma teen teda postitusena, videona, et siis kuidas mul läinud on ju, mis on väljakutsed olnud, mis on raskust pakkunud ja nii edasi. Ja kui ma saangi varem nagu valmis, siis ma saan võtta nädala lõppu nagu vabamalt, et nädala sees ma ei luba nagu ühtegi sellist meelelahutust omale, on see dopamiini detox ka samal ajal, et ma tegin mingi aeg tagasi dopamiini detoxist video, sa leiad selle lingi siit, et see oli nagu päris äge väljakutse, dopamiini detox ja miks seda üldse nagu teha. Et tänapäeval me saame seda dopamiini nagu igalt poolt ja siis meil kaobki see motivatsioon ära. Eks nädala sees on mul nagu suhteliselt selline dopamiini laksu vaba, et ma mingit meelelahutust otseselt ei luba. Et kui saavad need 30 tundi saab täis, siis ma saan lubada omale meelelahutust, et mitte ei ole päeva peale, ütleme, et päeva töötan ära, vaid on nädala jagu tööd ära vaja teha ja siis saab lõpus puhata. Ja kui ei jõua, siis ei saa nii palju puhata. Ja nagu ma ütlesin, kokku siis 10 nädalat ja ma olen väga põnevil, kuhu sellega lõpuks välja jõuan selle 10 nädala pärast, et mai lõpus saame teada, palju siis ära tehtud sai. Ja ma teen seda väljakutset peamiselt enda pärast, et need avalikud väljakutsed motiveerivad mind alati nagu tegutsema. Aga samas, kui sina ka nendest videotest ja postitustest ja minu tegemistest väärtust saad, siis mida me veel tahame, on ju, et me võidame mõlemad, et siis on ju kasu igati pidi. Seega olekski selleks videoks kõik. Edu mulle selle väljakutsega ja imelist päeva õhtut sulle. Ja kohtume siis järgmises videos. Tšau, tšau!